scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. tere, minu nimi on Siit ja tere tulemast Yes You Got It tänase minu kanalile. See karjumine hakkab mulle vaikselt juba närvidele käima. Ma vist peaksin midagi muud oma introga tegema. Kui te ei ole jõudnud oma kalendreid vaadata, siis ma annan teile siin kohe praegu teada, et käes on oktoober! Te saate aru, mis mu lemmikkuu on. Oktoober tähendab seda, et on räigelt ilus sügiskuu. Oktoober tähendab seda, et on minu sünnipäevakuu ja oktoobris on ka Halloween! Eestis otseselt Halloweeni ei tähistata, Eestis on rohkem nagu Kadri ja Mardi päev, aga viimaste aastatega on sellele ka vaikselt muutust tulema hakanud. Seega mina otsustasin, et mina näitan selles videos teile 3 erinevat DIY väga tänapäevast, väga millennial Halloweeni kostüümiideed. Peale seda videot teil on 3 kohutavalt head ideed, millega siis Halloweeni peale minna või lihtsalt Halloweeni jooksma minna või mina ei tea, mida te teha tahate. Võib-olla te tahate lihtsalt nagu olla. Viimasel ajal on olnud väga populaarne selline laul nagu I Love It by Kanye West and Lil Pump. I was like, I like a quick. Kuna nende Roblox-ish bullshit ass kostüüm seal videos on arvatavasti selle aasta Halloween kostüüm, siis ma pean muidugi teile õpetama, kuidas endale teha DIY Roblox, Kanye West, Lil Pump, I Love It muusikavideo kostüümi. You ready? Let's go! Tulge juba! Oleme siis tulnud oma pappkastidega siia ja esimene samm on lõigata need pappkastid lahti, et nad oleksid kõik suksed suured lepingud nagu need. Mina sain kõik oma pappkastid poest tasuta. Läksin poodi, küsisin tere, kas teil on üleliigseid pappkaste ja siis nad andsid mulle. Ma sain sealt siukseid nagu suuri papilipikuid ka. Ma arvan, et neid on nagu mõttekam kõigepealt kasutada. Nad on mul õnneks täpselt siukse hea kujuga, et põhimõtteliselt nagu siit võiks pea tulla. Ma saaksin siit käed panna. Ma viskan siia peale pikali ja ma märgin täpselt ära, kus kohas mu kael võiks olla ja kust mu käed lähevad. Pea tuleb siit välja. Tehke peaauk suht suureks, sellepärast et teie pea peab siit läbi ka mahtuma. Siis mu käed lähevad nii. Mul on lihtsalt õlga juurde vaja ja siis on nagu fine. Nüüd on aeg lõigata meie teised väiksed pappkastid katki ja teha meile õlad. Võtame siis kasti ja lõikame selle lahti. Nüüd kui pappkast on tehtud lahti üheks suureks ribaks, ma arvan, et lõikame lahti need siuksed tugevamad tükid ja teeme nendest õlad ja siis keha ääres. Them, you can't just cut people out of your lives. Me. Ma jätan selle lipiku siia alles sellepärast, et võib-olla pärast on kergem nagu teipida seda, kui siin on siuke osa ka. Mul on praegu 4 siukest tükikest, ma lõikan ühe pappkasti veel katki ja siis vaatame edasi. Mic drop. Okei, teibidropp. Võtan esimese asjana esimese sellise tüki ja ma lihtsalt teibin selle siia külge nõnda. Ma oma soome naise jõuga niimoodi tõmban neid katki, neid teibitükke siin. Kui see praegu käsitööklass oleks, siis ma saaks lebolt viia. Nüüd teine pool. Nüüd kui ma need ääred on mõlemale poole ära teibitud, siis ma vist teibiks siia juba selle ka. See teip maksis 6 euri. 6 euri! Kas Soome poed arvavad, et ma mingi rich olen või? Sest ma ei ole. On aeg teha meie kujukesele õlad. Ma joonistasin siia enne oma kaelaaugud. Seega ma nüüd lihtsalt pean vaatama, et kui suured õlad ma endale tahan. Ma arvan, et sellised pikad õlad on väga head. Nüüd ma sain käed täiesti ära teibitud, põhimõtteliselt lihtsalt mida rohkem teipi, seda parem. Mis seal ikka? Hakkab pihta, proovime selga. Okei, kas ma üldse mahun siia sisse või? Cool! Öelge, et see ei ole kõige lahedam asi, mida te alles näinud olete. Mul on siuke tunne, et mu elu on lõpuks ometi complete. You're such a I love it. Te ei näe, aga siin sees on nii palju ruumi, et ma võiksin lihtsalt mingid stackid kooli kaasa võtta. Järgmine step ongi meile riietameistriga minna. Tuleb välja, et selle bluusi tegemine on selle DIY kõige raskem osa, sest sul on vaja leida kangast, mis oleks piisavalt suur, et terve selle asja ära kataks. Mina kahjuks ei leidnud ühtegi sellist kangast endalt kodus, mida ma võiks lõigata ja mis oleks piisavalt suur. Seega ma võtan kasutusele lihtsalt 2 lina. Palume lavale The Showstopper itself. Ma ütlesin, et ma panen selle ühe lina nagu niimoodi siit. Ja nüüd ma lihtsalt teibin teda siit kinni. Ja nüüd see teisele poole ma panen teistsuguse kanga. Ja võtame siis läbipaistva teibi kasutusele. Nüüd ma pean lihtsalt selle alumise osa teibima, et ta nagu päris ei lopendaks meil seal. Ma teibin need kanga osad siit alt, siia sisse poole. Coming out of the womb like. See on meie outfit number 1. Tell me this isn't the most legit thing you've ever seen. Ma arvan, et aeg on fashion showks.
18 on absoluutselt iga inimene, kellel on Instagrami konto influencer. Influencer siis tähendab seda, et ma lihtsalt juhendan teid otse Maria videosse ja ta õpetab teid, kuidas nagu reaalsed influencerid käitumise poolest olla ja mina õpetan teile, kuidas näha välja nagu influencer. Seega, kui te vaatate minu selle video ja Maria video, siis nende kombinatsioon ongi täiuslik Halloweeni kostüüm. Olete ready? Let's go! Okei, see on juba vanadel järjest uuesti küll esini. Kuna influencerid saavad tavaliselt hästi palju tasuta tooteid ja neil on tavaliselt ka natuke rohkem raha kui teistel, siis kindlasti peab sul olema mingi fancy piece su outfitis. Mina võtsin selle jaoks jope. Öelge, et see jope ei ole swag. Öelge, et see jope ei karju influencer. Ja kui sa oled influencer, siis sul on ka hästi palju giveaway'si. Selle jaoks läheb sul vaja ühte karpi. Minul on süuke pissike karp, suurt õhuke, aga sul võib olla ükskõik mis suurusega karp. Hästi paljud influencerid toosivad välja igasuguseid jooke. Seega võta lihtsalt üks karp ja lihtsalt pane siia igast tühjad aarad sisse. Purgid on tegelikult paremad, sest nad tavaliselt loosivad purke välja. Sa isegi ei pea joogitops olema. Sa reaalselt võid ükskõik mida võtta. Nagu praegu ma olen influencer, kes loosib välja jooke. Fashion show, fashion show. Kui sa tahad ka olla väga-väga true influencer, siis sul võib ka suur tagumik olla. Third but definitely not least on see kostüüm, milleks mina see aasta oma Halloweeni peol kavatsen riietada. Selleks on Sugar Daddy. Sugar Daddy'd on alati olemas olnud, aga mul on tunne, et sellel aastal ja nagu viimastel aastatel on Sugar Daddydest saanud kõige suurem miim üldse. Kõik tahavad endale Sugar Daddy, lambist kõigil on Sugar Daddy, välja arvatud minul, mina pean kõik oma asjad ise ostma. Aga vähemalt te saate ühe päeva aastas näha välja nagu Sugar Daddy ja tunda ise ennast rikkana. Ja okei, lähme. Meie Sugar Daddy outfiti ehte jaoks läheb sul vaja mingi õrnepappi. Mina võtsin mingi vana tühja kartulipudru paki ja siis sa võid kasutada kas värvi või midagi muud, aga ma võtan teipi, sest mul ei ole elimi ega värvi. Ja mis me sellest teeme, on selline dollari sain kaelagi, et kõik teaksid, et sa oled rikas Sugar Daddy. Võta see papitükk ja joonista siia dollari sain peale. Kui sul on tehtud see, siis lihtsalt lõika selle välja. Nüüd mul on see dollari sain välja lõigatud täiesti. Nüüd ma panen selle teipi peale, et teda nagu silveriks ja hõbedaseks ja sätendavaks ja rahaks teha. Nüüd ma olen selle ära katnud teibiga. Nüüd on aeg teha siuke pael siia. Te võite kasutada tavalist paela, aga kuna see on siiski hõbeda, siis ma mõtlesin, et ma teen sellele sellise hõbedasse paela ka, a.k.a. rohkem teipi. Nüüd ma teipin otsad kokku ja panen selle siia teisele poole dollari sainile. Kuna minul endal ei ole väga Sugar Daddy juuksed, siis mina pean parukat kasutama. Te võite tegelikult võtta nagu mingi mütsi, mingi sombrero ja selle pähe panna, aga kuna mul ei ole, siis mina kasutan lihtsalt parukat, et teha endale selline Sugar Daddy hairdo. Okei, olete valmis? Kas ma näen välja nagu rikas Sugar Daddy? Muidugi mitte, sellepärast, et mul on veel odavad riided seljas, halloo! Kui sa otsid Google'ist Sugar Daddy pilte, siis sa näed, et neil kõigil on alati seljas hommikumantel. Seega meie peame ka panema selga hommikumantli. Kui sa selle selga paned, siis sa lihtsalt näed välja, nagu sa juba ärkasid rikkana. Aga muidugi ei saa me piirduda kõigest selle hommikumantliga. Kuna Sugar Daddyd on hästi rikkad, ma arvan, et te peaksite oma outfiti ja oma kostüümi jaoks lõikama välja ka paberilipikuid, et näha välja nagu raha. Nagu ma juba eelnevalt mainisin, siis isiklikult mina olen väga vaene ja ma ei saa päris raha endale taskutesse panna. Aga kui teil on päris raha, siis kasutage seda. Mina pidin tavalisest paberist tegema 50 euroseid. Ma loodan, et politsei mulle kallale ei tule, sest et raha võltsimine tegelikult ei ole okei. Võta neid 50 euroseid ja pane neid oma taskutesse. Ja kuna me oleme rikkad Sugar Daddyd, siis meil on ka raha osta rikast alkoholi. Kahjuks ma isiklikult ei joo ja mul ei ole mingeid veini ega pitsiklaase, aga ma meisterdasin papist sellise. Ma küll ei filminud, kuidas ma seda tegin, aga ma võin rääkida, kuidas ma seda tegin. Kasutasin hästi palju pappi ja teipi. Ehk siis täpselt samamoodi, nagu ma kõik teised asjad siin videos teinud olen. Ja ongi valmis. Fashion show, fashion show. Ma väga loodan, et teile see video meeldis. Kui teile see video meeldis, siis te juba teate, mida teha. Kindlasti vajutage seda pöida nuppu. Aga mis siis teha siit, nii kui mulle kohe üldse meeldinud see video? No siis, kulla lapsekene, pane ikka like. Näeme teiega juba järgmises videos, mis kusjuures tuleb ka. Tšau, pakka! Ma tean, et see võib imelikult kõlada, aga reaalselt see tagumik on nii mugav. Kui ma ringi käin, mul on nii mõnus.